Armas kogudus, head vaatajad, iga teekond algab kusagilt ja meie tänane teekond, meie tänane teenistus algab siit pingi pealt, mis on pandud ränduritele, kes on jalutamas kõpumetsade vahel siin mägisel maastikul ja selleks, et puhata jalga. Mina alustan siit, et täna tõusta ühe mäe tippu. See on Hiiumaa kõrguselt teine mägi. No ta ei ole päris Mount Everest või Kilimanjaro, aga ikkagi Hiiumaa kõrguselt teine mägi ja lihtsalt siin nii muuseas öeldes saarlastel ei ole midagi sellise vastu pakkuda. 63,5 meetrit ja see on Kabelimägi. Ja selle mäe kohta on oma legend. Nimelt või õigemini selle Kabeli kohta, mille järgi see nimetus tuleb, Kabelimägi, et seal tipus oli siis kabel, kus toimusid palvused, aga preester või õpetaja või abiõpetaja olevat olnud siis nii tüdinud sinna mäe tippu ronimisest, et ühel päeval ta suures vihas pani selle kabeli lihtsalt põlema, et ei peaks enam sinna tippu jumalateenistust pidama ronima. Muidugi, kui mõtelda ka koguduse peale, siis kogudus pidi ka olema päris heas füüsilises vormis, kui kas või üks kord nädalas sinna üles mäe otsa jumalateenistusele minna. Aga täna ma tahan rääkida jutluses mäele tõusmisest ja see on ka põhjus, miks ma tänase jutluse just sellel teekonnal ja sellel mäel pean. Aga algussõna jagab meile täna Enn Martin ja muusikaga teenin mina koos Ekleesia kooriga ja kõlab ka see laul, Ma tõusen mäele. Õnnistatud teenistust, me alustame Jeesuse nimel. Voolab taevastes su rahva keskel, see jõgi elus teeb ja uudme keskel teeb, sinu hiilguses muudetud saame. Jõgi roonidest, Jumal su südamest, voolab taevastes su rahva keskel, see jõgi elus teeb ja uudme keskel teeb, me sinu muudetud saame, see rõõmustab Jumala linna, see elustab Jumala rahvast, sa juhatad Jumalit sinna, kus voolab elu ja rõõm, taevane rõõm, see rõõmustab Jumala linna, see elustab Jumala rahvast. Tahame sinuta minna edasi, vaid tahame me käia sinu käes. Jõgi trooni eest, Jumal su südamest, voolab taevastes su rahva keskel, see jõgi ja uudme keskel me sinu hiilguses. See rõõmustab Jumala linna, see elustab Jumala rahvast. Juhatad Jumalit sinna, kus voolab elu ja rõõm, taevane rõõm, see rõõmustab Jumala linna, see elustab Jumala rahvast. Ei taha sinuta minna edasi, vaid tahame me käia sinu käes.
su allikad on täis elavat vett. su allikad on täis elavat vett ja see voolab, voolab, voolab. su allikad su allikad on täis elavat vett ja see voolab, voolab, voolab. su allikad on täis su allikad on täis elavat vett ja see voolab, 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 voolab. su allikad on täis elavat vett ja see voolab, voolab, voolab. su allikad on täis su allikad on täis elavat vett ja see voolab, 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 voolab. ja su allikad on täis elavat vett ja see voolab, 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 voolab. ja su allikad on täis elavat vett ja see voolab, 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 voolab. ja su allikad on täis elavat vett ja see voolab, voolab, Uncertainty. Life comes with all kinds of uncertainty in matters large and small. One example we experience frequently is the weather. With all their sophisticated models, weather forecasters cannot guarantee what tomorrow or the next week will bring. When I was preparing this devotional, I was uncertain as to what the focus should be. I got stuck on uncertainty. Uncertainty is the state of being uncertain, of lacking something, not known beyond doubt, not having certain knowledge, not clearly defined, not completely confident, not knowing which way to go. This isn't a new problem. In the Amplified Version, Ecclesiastes 8:7 says, "For no one knows what will happen, so who can tell him how and when it will happen?" The New Living Translation puts it this way, "Indeed, how can people avoid what they don't know is going to happen?" Being a Christian does not free one from uncertainty. Our church, TEBK, is facing uncertainty regarding the path forward. We have an imminent congregational meeting to try to achieve consensus on this. Even now, we may be uncertain as to how many people will come to participate. The last time I shared was the last Sunday of 2024 about finding encouragement, inspiration, and hope for 2025 from the faith of Daniel and his friends as they found themselves in dire circumstances, in the fiery furnace, in the lion's den. In great uncertainty, they had faith in God. It seems everything has become more uncertain in the couple of months since then, at an accelerating pace. There have been huge shifts in the national and global dynamics. No one knows what the future will bring. All of it is outside our control. As our world seems to descend into chaos on so many fronts, let the words of Jesus in John 16:33, shared in December, remind us again. "I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." What are these things? Jesus told them, "I am going to him who sent me, and in a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me." The disciples? Now that is uncertainty. What does he mean? We don't understand what he is saying. As part of these things, Jesus gave them many promises. "I will send the advocate, and when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete." That's John 16:23-24. Jesus painted a picture of what would happen so that they could have peace. Terrible events were about to unfold, ripping Jesus away from them. Yet they could have peace because this was God's plan. God is in control. Jesus has overcome.
The disciples didn't understand until after everything had unfolded as Jesus said it would. Then their joy did indeed become complete. Jesus said there will be trouble. There will be wars and rumors of wars, famines, earthquakes. Paul writes in 2 Timothy 3 and 4 that there will come times of difficulty. People will be lovers of self, lovers of money, proud, without self-control. We see this daily in our news headlines, yet we can take heart because none of it comes as a surprise to God. Not once has he said, whoa, I didn't see that coming. He is fully in control. Jesus has overcome the world. This hasn't changed. Moreover, his last words to his followers before he left the earth were, "Surely I am with you always, to the very end of the age." Whenever uncertainty comes knocking and fear tries to overwhelm, remember this. The safest place for us to be, for us to live, is with Jesus in close relationship with the Father. Regardless of the troubles we face, Jesus is with us. He has overcome. He is our peace. He will supply our needs. The Advocate, the Holy Spirit, will guide us into all truth, including the way we should go. And through it all, our joy will be complete. Those who came before us in TEBK lived this reality. They came to Toronto to flee war, to flee persecution, trusting in God to lead and provide. They founded TEBK to bring faith, hope, and a place to belong and grow in faith. Let us live in this legacy, even without a building. Let's trust God to continue to lead individually and collectively. Listen for his voice. God wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. He invites us to partner with him to share the good news with those he brings across our paths every day to deliver them from uncertainty and fear. Dear Lord, thank you for your love for us and your pledge to be with us to the end of the age. Align our hearts and minds with yours so we can fulfill the calling for which you created and equipped us. Make us carriers of your great love. Open our hearts and minds to receive the word you have stirred Pastor Dimo to prepare. May it penetrate deep into our mind, soul, and spirit. May we be changed more into your likeness. In Jesus' name, amen. Et näha su liikumist. Ma tõusen mäele. Et kuulda su vaimu häält. Oh, ma tõusen mäele. Et olla su lähedal. Ma tõusen mäele. Et hüüda su poole. Ma tõusen mäele. Ma tõusen mäele. Et näha su liikumist. Et kuulda su vaimu häält. Oh, ma tõusen mäele. Et olla su lähedal. Ja ma tõusen mäele. Et hüüda su poole.
tõusen mäele, ma tõusen mäele, et näha sind tulemas. Ma tõusen mäele, et tunda su vaimu tuud. Oh, ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Nagu vesi mere põhjal, nõnda kandab sinu au. Las su vaim täidab selle maa, las su vaim. Las su vaim täidab selle maa. Las sinu au katab. See võis olla 2000 või 2001. aasta, kui minu juurde Hiiumaale tulid Valguse tee koguduse pastor Mart Metsala ja praegune Nõmme koguduse pastor Veiko Võsu ja küsisid, et Timot, ega sul ei ole laulu või ega sa pole valmis tegema ühte laulu tulevase ülistusteenistuse jaoks, midagi, mis just nagu vaimulikus plaanis kirjeldaks seda õhustikku ja seda aega, milles me siis olime 2000. aastate alguses. Ja sellest inspireerituna sündisid mõned laulud ja üks nendest oli Ma tõusen mäele. Laul, mida ikka aeg-ajalt Eesti kogudustes lauldakse. Ma tõusen mäele, et näha su tegusid. Ja selle laulu refrään on inspireeritud kirjakohast, millega tuli Torontost Hiiumaale vanavend Harri Eller. Temal oli see prohvetlik nägemus ja selgus, et see kirjakoht Habakuki raamatust on Eestimaa kohta. See maa saab täis Jumala au hiilguse tundmist, nii nagu vesi katab mere põhja. Mina olen ta laulu pannud veidi, kuidas öelda, tagasihoidlikumana, palvena ja igatsusena, hüüdena, et las see maa saab täis sinu au ja sinu vaimu. Tänasel teenistusel ma tahan rääkida mäkke tõusmisest ja see on ka põhjus, miks ma siin treppide peal olen, miks ma siin mäkke olen ronimas Hiiumaa kõrguselt teine mägi, Kaplimägi 63,5 meetrit. Ma loodan, et selle teekonna lõpus on ka veel midagi minust aru saada, et te ainult hingeldamist ei kuule, sest see tõus on päris järsk. Et tegu ei ole küll suurte maailmamägedega, aga ronimist
jätkub. Ja see pilt mäest või mägi üldse on midagi, mis on väga tähendusrikas nii Jumala sõnas kui laiemalt. Mägi lisab olemisele mingi uue dimensiooni. Kui kuulata mägironijad, nende päris mägironijate tunnistusi ja jutte sellest, mida nad kogevad, mis on see, kuidas nad iseloomustavad seda need kilomeetrite kõrgustel mägede vallutamist, siis seal on suursugusus, aukartus, loomulikult ka ilu, vabadus ja ka õnnetunne sellega kaasnevad. Nii et ma kutsun teid täna ühele rännakule tõusmaks mäkke, tõusmaks kõrgemale millestki, mis võib-olla takistab meid nägemaks Jumala tööd, nägemaks seda, mida Jumal on tegemas meis ja meie ümber nii Eestimaal kui globaalselt. Maailmas on enamus rahvastel ja enamus uskudel oma pühad mäed, kuhu siis korraldatakse palveretki ja rännakuid või siis millesse suhtutakse vastavalt ehk siis pühadusega. Võtame näiteks kas või Jaapanis Fuji mägi, mis sealsete sintoistide jaoks on püha mägi ja palverändurite armastatud sihtpunkt. Või näiteks maailma kõrgem mägi Mount Everest on Tiibeti budistide jaoks püha mägi. Aconcagua mägi Argentiinas on püha sealsete inkade jaoks. Kreekas asuv Aatose mägi on õigeusklike jaoks väga oluline paik, kuhu samuti sageli korraldatakse palverändusid. Kilimanjaro tippus usutakse, et elavad jumalused ja vaimud ja seda loetelu võiks jätkata pikalt. Ja ilmselgelt selle põhjus on ka see, et mägi on ettearvamatu ja mingitel aegadel võib-olla ka kättesaamatult kõrge ja mägedest kostub äikese mürinat ja kõike seda, mida mingisugustel aegadel inimesed ei osanud seletada muuga kui üleloomulikuga, aga mägedel on oma oluline koht erinevates usundites. Iisrael ei ole suur maa geograafiliselt, aga piiblist leiab uskumatult palju erinevaid mägesid, mis on seotud erinevate piibli lugudega. Toon vaid mõned näited. Olgu ta siis Siinai mägi, Har Siinai, mis on tuntud ka kui Jumala mägi, paik, kus me teame, Moosesele anti käsuseadus, Iisraeli rahvale anti käsuseadus ja see oli nii püha, et Iisraeli rahvas ei tohtinud isegi mäe lähedale tulla ja Mooses kohtus seal Jumalaga, ta tahtis Jumala auhiilgust näha, kui Jumal ütles, et ei, sa saad mind selja tagant kaljupraost ainult vaadata. Või Mooria mägi, Har Mooria, mis asub tänapäevase Jeruusalemma paigas ja see on paik, kus siis Abraham tõenäoliselt ohverdas või Jumal palus tal ohverdada oma poeg Iisak. Hiljem ehitati sinna Saalomoni tempel. Või võtame Karmeli mägi, Haifa lähistel asuv mägi, kus siis prohvet Eelia esitas väljakutse kõigile Baali prohvetitele ja võitis neid seal. Või Taabori mägi, mis on üks mägi, mida peetakse Jeesuse muutumise mäeks. See on erinevaid versioone ja arvamusi selles osas, näiteks ka Hermoni mägi on osade piibliuurite arvates just see muutmismägi, kus Jeesus oli siis oma lähedaste jüngritega ja sai osa erilisest kogemusest ja ilmutusest. Või Nebo mägi, mis on paik, kus Moosesele näidati tõotatud maad, aga Jumal ütles, et aga sina sinna ei pääse. Ja loomulikult kõige olulisem, mitte küll kõige suurem, aga kõige olulisem mägi kogu Kristuse jaoks on loomulikult Golgata mägi, paik, kus Jeesus viis meie patusüü ja suri risti peal. Väga paljud ja olulised kohtumised ja sündmused on toimunud mäel ja kui ma räägin mäkke tõusmisest, siis on see pilt argisest kõrgemale tõusmisest, selleks, et olla Jumalale lähemal, et olla tundlikum kõigele sellele, mida Jumal on tegemas. Sest oleme ausad, ka kristlase elu annab elada tegelikult päris jumalatult või temaga mitte kuigi palju
arvestades. Ma olen ise jõudnud aeg-ajalt oma elus sinna punkti, kus ma olen küsinud enda käest, aga mille poolest erineb minu kristlik elu ühe täiesti tavalise mittekristliku inimese elust. Ja siis muidugi esimesed mõtted, mis tulevad, et ma ei tee neid mingeid suuri patte, et ma ei tegele, ma ei tea, joomarlusega ja ma ei varasta ja ma olen oma abikaasale ustav ja nii edasi, nii edasi. Aga reaalsus on see, et selles maailmas on väga palju neid inimesi, kes ei ole kristlased ja kes elavad vähemalt sama moraalset elu kui näiteks mina. Hoolivad inimestest ja vahel palju rohkem kui selline keskmine kristlane. Et mis on ikkagi see, mis mind eristab maailmast? Ilmselgelt ei ole see minu käitumine või isegi minu moraalsus, see midagi peamist. Muidugi on ka üks teine äärmus. Mõned kristlased arvavad, et tõelised kristlased kohe peavad elama ja käituma ja rääkima ja olema nii veidrad kui vähegi võimalik. Kõik siinne on saatanast, põhimõtteline vastandumine ja rõhutatud vastandumine kõigile sellele maisele, et me ei tohiks seda puudutada, me ei tohiks seda vaadata ja nii edasi. Fui, vastik, paha, kole maailm ja ka üsna sageli kandub sedasi inimestele, et mina olen siis see püha ja teie olete need pahad väljaspool olijad. Mina olen see, kes teeb Jumala tahtmist. Mina elan ainult Jumalale. Mina ei tea, räägin ainult Jumalast. Ma mõtlen ainult temale. Mind see maailm ei puuduta, ma ei tee sellega tegemist. Mida iganes need retoorilised väljendid ka siis ei tähendaks. Ma tõin lihtsalt see kõrvale ühe sellise utreeritud näite teiselt poolt, aga tagasi tulles selle esimese väite juurde, on võimalik elada kristlasena nii, et Jumal meid üldse väga ei sega ja tegelikult väga ei mõjuta. Sellepärast on aeg-ajalt oluline peatuda, võtta aeg maha ja tõusta mäele. Selleks, et võib-olla vahel ise ennast rohkem tundma õppida ja selleks, et kuulata Jumala häält. Selle alus, vundament ja sisu, mis meid peamiselt eristab sellest maailmast, ei ole lähtuv meist, vaid see on seotud sellega, mida Jumal on teinud Jeesuse Kristuse kaudu meie eest. Ja see algab kõik uussünnist, ehk siis sellest otsusest, kui me võtame vastu selle Jumala kingituse. Midagi sünnib täiesti uuesti. Me saame päästetud ja sealt algab midagi, mis eristab meid põhimõtteliselt maailmast. Ja nii nagu Paulus ütleb, et see ei ole meist, vaid see on Kristusest, et meie keegi ei saaks ütelda, et meie oleme nüüd sellised, me oleme väärt seda ja me oleme kuidagi paremad kellestki teisest. Aga mis küll juhtub selle uussünni kaudu on see, et püha vaim tuleb meisse elama. Ja see teeb ühe vahe. Ja siis algab üks teekond, mille Paulus on pealkirjastanud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ei olegi minu tahe, ei olegi minu plaan, ei olegi, ma ei tea, minu edu, minu soov, minu see või teine. Ei ole minu mugavus, minu kasu, minu. Paulus ütleb, et nüüd on Kristus. Oled sa nõus, et üks keskpärane kristlik elu võib sellest eluhoiakust ja mõtteviisist olla tegelikult päris kaugel. Me võime suurepäraselt elada kristlastena nii, et me tegeleme Jumalaga parasjagu siis, kui meil aega on ja siis, kui ta meie suurepärast elu, meie suurepäraseid mõtteid ja plaane väga ei sega. Me oleme päästetud, me käime isegi vahel kirikus, aga sellega ka suures plaanis meie kristlus võib piirdudagi. Ja nüüd on küsimuse koht, kas Paulus, kes midagi sellist ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid elab Kristus, kas ta oli üks usuveidrik, fanaatik või on see üks standard, kuhu
Jumal on kutsunud meid kõiki astuma. Kas see on midagi äärmuslikku, kui ta ütleb, et minu elu mõte või see, miks ma elan, mida ma taotlen selles elus, on see, et ma tahan kätte saada seda, mille pärast Kristus mind on kätte saanud. Ma püüan kätte saada, kas see on midagi äärmuslikku või on see midagi loomulikku ühe Jumala lapse jaoks. Ja kui sa mõtled selle peale, selle väljendi peale, ma püüan kätte saada, et kui sina püüad midagi kätte saada, no ma ei tea, kes käivad kalal, kui sa tahad kala kätte saada, siis sa teed selleks ettevalmistusi, siis sa võtad ette reisi jõe äärde või merele, siis sa veedad seal tunde, võib-olla vahel päevi, selleks, et see kala kätte saada. Kui mõni daam tahab kätte saada mõnda just spetsiifilist kleiti või riideeset või nipsasjakest poest, siis ta sõidab poodi. Ja kui ta leiab, et selles poes ei ole, siis ta sõidab teise poodi ja ta otsib siit ja sealt, ta püüab kätte saada, ta teeb midagi, ta veedab aega ja kulutab aega ja ressurssi selle jaoks. Kes püüab kätte saada haridust, see näeb vaeva, ületab ennast füüsiliselt, psühholoogiliselt, selleks, et minna võib-olla sisseastumise eksamitele, selleks, et veeta päevi, kuid ja tegelikult aastaid laua taga, et õppida. Milleks? Selleks, et saada diplom, selleks, et saada haridus. Püüab kätte saada. Ja üsna sageli kõiki neid asju tehakse millegi arvelt, midagi muud ohverdades, eesmärgipäraselt elades. Kui nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Kristus elab minu sees, siis see väljendub meie elus ühel või teisel moel. See väljendub selles, et meie peamine siht ja eesmärk on elada mitte iseenda tahte kohaselt, mitte iseenda mingisuguse edu või ettenägemise järgi, vaid meie südame soov, mitte käsk isegi või mingisugune, et me peame reegleid täitma, vaid meie südame soov on see, et ma tahan elada Jumalale meelepäraselt. Ja veel enam, ma tahan elada välja seda, milleks Jumal on mind loonud, milleks tema on mind kutsunud, mitte iseenda pärast, vaid oma looja, oma pääste pärast. Ja sellest lähtuvalt me oleme valmis tegema ka korrigeeringuid oma tahtes, oma soovides, kui me kuidagimoodi meie elus põrkuvad see, et me tunnetame, et püha vaim räägib meie elus ühte, minu soov räägib ühte. Ja siis me mitte ei vaigista püha vaimu häält, vaid me teeme korrigeeringuid enda soovides ja plaanides, oma prioriteetides. Nimelt, püha vaim, kes on antud meile kaaslaseks, on isik. Ta on meie abimees, keegi, kes on antud meile selleks, et me võiksime elada seda elu, mis on suurem kui meie. Ja ma usun, et sa oled ühel või teisel moel, kui sa oled Jumala laps kogenud seda, kuidas püha vaim juhatab, kuidas ta julgustab, kuidas ta õpetab, kuidas ta annab märku ja nii edasi, nii edasi. Ma usun, et meil on ka kogemusi, kus me tagantjärgi vaadates ütleme, see oli see koht, kus ma vaigistasin püha vaimu hääle. Püha vaim ütles seda, aga ma ütlesin, et ei, ma ei taha sind kuulda, ma tahan teha seda, mida mina tahan teha. Ma usun, et ei ole samas ühtegi inimest, kes võiks öelda, et ma kuulen pühavaimu häält 100% täpsusega. Vaid see kõik on seotud meie mõtlemisega, meie mõttemaailmaga, kus on need meie mõtted, kus on see Jumala ilmutatud mõte, kus on Jumala poolt inspireeritud meie mõte ja see maailm ei ole väga mustvalge. Aga see on see tee, mida Paulus ütleb, ma püüan, ma tahan kasvada selles, ma tahan minna kõrgemale, ma tahan minna edasi, ma tahan tõusta mäele. Üks mu lapsepõlve mälupilte kodust on see, kuidas isa vana raadiole sidus mingisuguse traadi antennile külge, siis liikus majas ühest kohast teise otsides, kus saaks piisava levi, et kuulata Ameerika häält. Ja see oli väga paljudes Eesti kodudes nõukogude ajal niimoodi. Ja see põhjus oli see, et nõukogude jõud olid sättinud segajad selleks, et seda sagedust siis
segada, et inimesed Eestis ei kuuleks Ameerika propagandaraadiot. Ja ka püha vaimuga on niimoodi, et püha vaim on antud meile selleks, et ta meid kõnetaks, meid juhataks, aga selles maailmas on segajad. See maailm ja selle maailma vürst on kõige vähem huvitud sellest, et sa liigud koos püha vaimuga. Tal ei ole suurt muret sellest, kui sa oma vahvaid plaane sinna ellu viid, aga kui sa liigud püha vaimuga koos, siis sellega kaasneb üks dimensioon sinu elus, mis on ohtlik hingevaenlasele ja tema plaanidele ja tema riigile. Sellepärast ta võitleb selle vastu ja nii ta sätib igasuguseid segajaid meie püha vaimu hääle kuulamisele. Ja see pühavaimu hääle kuulamine ei ole midagi sellist konstantset või midagi, mis sa saad, püüad kinni ja siis ta on sul peos või taskus või kuskil sahtlis võtad välja, vaid see on kogu aeg muutumises. See on midagi väga dünaamilist, täpselt nagu igasugune suhe inimeste vahel. Sa ei saa teda kuidagi tsementeerida, sest nii kui me midagi ka näiteks Jumala riigis kuidagi fikseerime, siis üsna pea me saame seda vaatamas käia kui nagu muuseumis mingit monumenti. Aga püha vaim on kogu aeg liikumises ja meie oleme liikumises ja püha vaim tahab juhatada meid selles ja niimoodi on võimalus, et püha vaim mitte kuulates, meil on võimalus jääda kuskile temast kaugele maha või siis ülimas innukuses joosta kaugele ette. Aga jällegi see õppeprotsess sellel teekonnal on see, et kuidas käia koos püha vaimuga. Sellepärast, et koos püha vaimuga oleme me selles elus esiteks efektiivsed, me oleme terved ja me oleme elamas elu, mida Jumal on meile mõtelnud. Ja see mäele tõusmine on otsagu pilt sellest, kuidas me võime selles elus tõusta kõrgemale selle maailma segajatest, et kuulda paremini ja selgemalt Jumala häält. Ja kui Jumal on innustamas sind tõusma mäele, siis ära kahtle. Pane oma seljakott kokku ja asu teele. Mulle meeldib väga matkata, kuid ma pean ausalt tunnistama, et matkamise juures võib-olla see kõige lemmikum. Loomulikult on loodus oluline ja see liikumine oluline, aga võib-olla isegi kõige lemmikum ei ole mitte see matkamine kui protsess, vaid söömine. Ehk siis see mingisugune hetk, kui sa väsinuna paned oma seljakoti maha ja teed lõkke üles ja paned vorstid ja leiva tulele ja siis sööd seda. Meie vaimulikus plaanis mäkke tõusmisega võib muidugi juhtuda ka seda, et me oleme nii vaimustatud oma mõttest tõusta mäele, et juba mäejalamil lööme laagri üles ja teeme lõkke üles ja naudime seal grillvorsti ja leiba, aga eks see on midagi rohkemat. Võib-olla Jumal on kutsumas sind kõrgemale. Võib-olla ei ole tipp nähagi. Mina olen jõudnud juba Kabelimäe tippu 63,5 meetri kõrgusele, aga võib-olla sinu mäe ronimises ei ole tipp nähagi ja võib-olla ei ole isegi oluline see, kas me kunagi sinne tippu jõuame, vaid oluline on see teekond, see mäkke tõusmine ise. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et me võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Sioni mäel on Jeruusalemma linn ja ma arvan, seda ei ole vaja kellelegi kuidagi tõestada või õpetada, kui oluline juutide jaoks on Jeruusalemm. Igast külast, linnakesest, vähemalt kord aastas juudid tõusid üles Jeruusalemma templisse, et osaleda ohvriteenistusel. Nad tõusid mäele. Ja kirjakoht, mida me lugesime, ütleb milleks. Nad tulid Jumala kotta, et ta õpetaks tema teid ja et Jumala rahvas võiks käia tema radu. Õpetaks oma teid,
et me võiksime käia tema radu. Kui oluline on see, et me märkaksime seda, mida Jumal on tegemas. Märkaksime seda, mis on Jumala teed ja mis ei ole Jumala teed. Mõtle, kui kurb on loojal, kui me elame oma elu ja me ei märka mitte midagi, mida ta on tegemas meie elus või mida ta on tegemas maailmas. Et me nimetame neid asju juhusteks ja kokkusattumusteks või iseenda tegudeks, samal ajal kui Jumal on sillutamas meie teed, Jumal on orkestreerimas kõike meie ümber. Ja meie ei näe ja me ütleme, et Jumal ei räägi, Jumal ei kõnele, Jumal ei tee, täielik vaikus. Ma ei usu seda, et ühegi kristlase elus oleks põhjust midagi sellist öelda. Jumal töötab, Jumal juhib, Jumal hoiab ja varustab, aga meie lihtsalt aeg-ajalt nimetame kõike seda tavapäraseks või igapäevaseks, loomulikuks. Ja eks ongi niimoodi, et Jumal töötab oma üleloomulikkuses ka läbi loomulike asjade. Kuid on võimalik elada niimoodi, et me seda üldse ei märka ja ei väärtusta. Ja teine võimalus on elada niimoodi, et me näeme imet igal sammul. Võtame siit ükskõik millise taime, puukese, oksakese, linnukese, kes mul siin taustal häält teevad, et me näeme selles Jumala ime. Me näeme selles, et meil on täna tervis Jumala ime, et meil on võimalus osa saada sellest teenistusest, näha seda Jumala imeni ja niimoodi edasi on meie maailm imesid täis suuremaid ja väiksemaid. Jumal kutsub meid mäele, et me näeksime asju õigest perspektiivist, tema perspektiivist. Jumal kutsub meid mäele, et me vabaneksime sellest piiratud horisondist, kui me oleme sellisel elame enda silmade kõrgusel, mis meil on siin maa peal oma maiste mõtetega. Jumal kutsub meid mäele, et olla kõrgemal kõigest muust. Ta kutsub mäele sellepärast, et ta tahab meiega kohtuda. Ma olen jõudnud Kabelimäe tippu, aga mul on võimalus minna mõni meeter veel kõrgemale, sest siia on ehitatud väike tornike. Kohtumine mäel ei ole kuidagi eriauhind nendele, kes on eriti tublid mägironijad. Aga samas on asju, mis ei kuku meile kuidagi iseenesest sülle, vaid need eeldavad ühte pühendumist. Et kuidagimoodi meie elu väljendab seda, et see on meie jaoks tegelikult ka oluline. Kui sa oled abielus, siis sa eeldad, et näiteks kui te olete teinud abikaasaga mingisugused paika pannud ühised eesmärgid, mis nõuavad ka panustamist mõlemalt poolt, et sa eeldad, et see teine pool võtab vastutuse ja ta panustab sellesse, mitte ei oota lihtsalt, et asjad sünnivad iseenesest samal ajal, kui tema diivanil lesib ja telekat vaatab. Seda on võimalik küll saada telekava tundmise spetsialistiks, aga mitte saavutada ühiseid eesmärke. Eestlased ütlevad, et magava kassi suhu hiir ei jookse. Teoreetiliselt tegelikult küll võib seda juhtuda, et kui reaalselt kass magab suu lahti ja hiir oma rumaluses võib talle suhu joosta küll. Aga reeglina seda ei juhtu. Meie kristlikus elus toimub või on väga palju asju, mida meie ei ole kuidagi saanud mõjutada või ära teenida. Me nimetame seda armuks. Me oleme olnud need magavad kassid, kellele Jumal on siis hiire otse kui meie suhu juhtinud. Aga isegi armu vastuvõtmiseks on vaja midagi teha. Kas või käed avada, et kingitus vastu võtta. Kuid on mitmeid asju, mis eeldavad meie tõelist pühendumist ja miks mitte ka ohvreid. Mitte oma esikpoegi või laudast lehmi või lambaid, vaid meie valikuid, mis tegelikult näitavad, et Jumala asjad lähevad mulle korda. Et see on tegelikult ka minu jaoks oluline. Sest see, mis on meile oluline, selle jaoks me leiame aega,
selle jaoks me leiame ressurssi ja kõike muud, mida vaja. Kas meie valikud on need, mis näitavad, et me oleme päriselt valmis loobuma millestki, et saada seda, mida me lauldes nimetame kullast kallimaks, kõige olulisemaks ja mille kontekstis me laulame, et kõik ma annan sulle, kõik. Mida praktiliselt võiks tähendada see mäele tõusmine sinu elus, kui sa täna seda jutlust kuuled? Võib-olla mõni saab ette võtta palverännaku. Võib-olla kellegi jaoks on väljakutse Santiago de Compostela 1000 kilomeetrit või seal saab valida ka väiksemaid distantse, 100 kilomeetrit on minu meelest miinimum, kui sa siis ka pärast selle sertifikaadi saad, et sa ikka oled tõeline palverändur. Aga ma olen veendunud, et 99,9% või miks mitte 100% mist keegi seda siiski ette võtmas ei ole. Aga see on üks võimalus, pühendada see aeg selleks, et esitada iseendale ja Jumalale küsimusi ja kuulata vastuseid. Võib-olla on võimalus minna kloostrisse, miks mitte. Olen kuulnud mitmeid tunnistusi ka Eestis, kui on mindud siinsesse Kuremäe kloostrisse, kus kas siis ollakse läbi põlenud või ei osata elus edasi minna, on võetud üks aeg ja oldud. Mitte ei minda nunnaks, aga lihtsalt võetud üks aeg seal kloostris olla ja nii mitmedki on tunnistanud, nad on kohtunud Jumalaga, nad on leidnud seal abi. Miks mitte? On võimalus võtta aega paastuks, võtta aega palveks, ümber organiseerida oma elu, leida üks hetk või üks aeg või üks teistsugune harjumus, mis juhatab meid rohkem Jumalale lähedale. Üks paik, üks lisaaeg Jumala ees olemiseks, kas lihtsalt lugedes Jumala sõna, olles palves või vahel, miks mitte, lihtsalt vait olles Jumala ees, kuulates. On neid, kes saavad võib-olla kuhugi minna, ma ei tea, mingitest jumalateenistustest osa võtta. On neid, kes saavad leida need võimalused oma kodus sinu ja Jumalaga koos olles, selleks, et tõusta mäele. Meil kõigil on see võimalus, ükskõik, kes me oleme ja kus me oleme. Jumal on kutsumas oma rahvast mäele, et me ei elaks isekalt ainult enda huvisid silmas pidades, vaid meil oleks silma näha seda maailma, näha kogukonda, näha asju nii, nagu Jumal näeb, veidi suurema pilguga, kui see meie isekas pilk on. Sellepärast, et Jumal tahab õnnistada seda maad, Jumal tahab õnnistada meie rahvast, Jumal tahab õnnistada inimesi meie ümber läbi oma koguduse, läbi sinu ja läbi minu. Aga kuidas ta saab seda teha, kui me ei ole näinud ja omaks võtnud seda pilti, kuidas Jumal üldse näeb ümbritsevat? Seega andku meile Jumal tarkust, mis on need meie mäele tõusmised. Ja Jumal on ustav. Ta ütleb, see, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse, kes palub, see saab. Isa, ma tänan sind, et meil on ees õigus tõusta mäele. Meil on ees õigus tõusta kõrgemale argisest, selleks, et otsida sind, selleks, et kohtuda sinuga. Ja isegi mitte seades eesmärgiks, et ise kuidagi õnnelikumaks saada, vaid seades eesmärgiks selle, et issand, me tahame elada elu, mille üle sinul oleks hea meel, mille üle sina tunneksid rahuldust ja me teame seda, et kui me selle leiame, siis see on ka parim ja rahuldust pakkuvam ka meie jaoks. Issand, aita meil olla õnnistuseks just seal, kus me oleme, oma kodudes, oma töökohtades, oma sõprade keskel, oma naabruskonnas. Issand, aita meil olla need, kes me tõuseme mäele selleks, et seista oma maa ja rahva eest, seista maailma eest, seista oma kogukondade eest, et mitte hinge vaenlase tahe ei sünniks, vaid Jumal, sinu tahe võiks sündida nii nagu taevas, nii ka maa peal.
tänu sulle, issand, sinu suure armu eest. Tänu sulle nende kohtumiste eest, mis saavad osaks nendel mäkke tõusmistel. Sina oled ustav ja püha. Amen. Püha, 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 vägede issand sa. Püha, 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 kuningate kuningas, taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au. Jeesus. Taevas ja maa on täis su au. 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 Jeesus. Püha, 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 vägede issand sa. Püha,
Mäele tõusmised on vahel keerulised, mäel olemine sageli on väga inspireeriv. Aga mäelt tuleb alati ka alla minna, nii nagu kui Jeesus oli oma lähimate jüngritega, siis Peetrus tahtis küll telgid teha, et jääme elama siia, et nii tore on, kui kogu aeg on ilmutused ja Mooses ja Eel ja siin käivad meiega kõnelemas. Aga see ei olnud see koht, vaid siis tuli selle kogemusega minna alla selleks, et elada seda muutmise mäe elu tavaelus. Eks teenistustega on ka niimoodi, et vahel on teenistused väga toredad ja inspireerivad, aga see kõik on tegelikult selle pärast, mis juhtub pärast ehk meie eeloleva nädala jooksul. Nii et mina lähen mäest alla taas koju, teie panete arvutid ja telekad kinni ja ma loodan, et Jumal on saanud istutada midagi teie sisse, anda ühte uut jõudu, uut puudutust selleks, et elada seda elu, milleks meid on kutsutud. Võtame vastu õnnistuse ka selle jaoks. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimel.